No nii, nüüd siis natukene rohkem edasi jõudnute voe. Ehk mis meil siis lisaks Basicule ühes komponendis või ühes sellises voe failis, kuidas siis me nagu suuremaid saite ehitame. Ehk siis kõigepealt komponentide teooria. Ehk põhimõte lihtne. Jällegi tehakse neid samu single file komponente, SFC-si, ehk siis voe failid. Igas ühes on siis oma TypeScripti template, HTML-i template, kus siis voe bindingute ja kõige muuga, TypeScriptis logic ja siis style. Ehk kui nüüd vaadata ühte komponenti, siis välja näeb see väga lihtne. Siin küll stiili ei ole, muud asjad on olemas. Ja mida me nüüd sellega siis teha saame, on see, et me saame importida selle komponenti ühest kohast teise või nii-öelda importida järgmise komponendi sisse ja teda siin kasutada kui uut HTML-i tag'i. Ja nüüd siis reegel siin on selline, et need komponendid peaksid algama suure algustähega. Selle järgi siis voe saab aru, et HTML-i tag'id algavad väikse tähega ja uued custom asjad algavad suure tähega. Ja mis on siis eriti nagu tore või kas asi on ehitatud, on see, et iga see komponent, aga siis, kui te ühte sama komponenti korduvalt kasutate, on iseseisev instants. Ehk kõik, mis siin komponendi sees on, tema enda mingisugune state, see on siis unikaalne. Ehk siia mulle tekib siis kaks buttonit, ühtlabaselt sellised kontorid on ju. Ja need kumbki omavad siis eraldi väärtust. Klikid ühte, suureneb ühe peal, klikite teist, klikib suureneb selle teise peal see väärtus. Nüüd paljalt sellise komponendiga üksinda ei ole suurt muffiga võib-olla peale hakata, et meil tavaliselt on ikkagi vaja nende vahel mingisuguseid andmeid vahetada. Sinna kas mingisugused parameetrid alla saata ja sealt siis mingisugust datat tagasi saada. Siis esimene asi, mida siis kohe on tarvis teha, on siis kuidas saata andmeid alla komponenti. Kas see sama button ja tahaks selle buttoni peale panna paika nii selle labeli, vajuta siia, kui ka selle numbri, ehk siis counteri, mis seal siis toimub. Selleks on siis voes siis selline asi olemas nagu makroks nimetatakse nagu define props. Ja selleks, et sellel siis ka tüübid külge tekiksid, tehakse siis seda TypeScriptis läbi interface'ide. Ehk selline interface, et meil peab olema string, foo ja number bar ja siis niimoodi saab need propsid ära defineerida. Nendele saab kanda default väärtused ehk export interface props, kes on kõik sama, aga siin siis on uus makro with defaults, mis siis ümbritseb seda define propsi. Ja see siis annab nendele vaikeväärtused. Nüüd propsi kasutamine, kõigepealt siis komponendi enda sees tekib meil siis props punkt, ehk see on ju objekt on ju, või see on interface on ju, aga selle alusel siin on tekitatud props objekt meile. Ja selle sees on siis props.message ja props.labels, ehk me saame siis need kasutada, kui tahate võite ilmselt destruktureerida. Ja teistpidi siis siin on näha nüüd siis nende kasutamine, ehk jällegi siis seesama button counter ja siin on nüüd näha, kuidas nendele siis antakse ette väärtused message ja labels, mis on pärit siis sellest interface'i seest. Ja siin jällegi voe juba kõike neid teab ja tunneb ja Visual Studio voe plugin ka seda tunneb, ehk siin on teil automaatselt autocomplete ja kõik muud asjad olemas. Nüüd see on esimene ots, kust me tahame siis saata alla midagi, ehk siis alamkomponenti saata mingit asja edasi, aga teistpidi me tahame siis ka saada sealt midagi tagasi. Ja tagasitulek, ehk siis info tagasisaatmine käib voes läbi sündmuste. Ehk siis me kõigepealt defineerime, define ja mis asjad need on, mis sündmused meie komponent tekitab. Ja siin siis näha define ja emitsil saab üks generic parameeter, milleks on objekt, mille sees on kirjas eventi nimed, ehk me tekitame eventi nimedega change ja update ja mis tüüpi ja mis nimega me datat siit siis välja saadame. Ja need justkui siin on siis ütlevad, et need nagu funktsioonid on ju, tüübist void. Ja
kuidas siis välja nüüd lõpuks näeb, on siis kaks viisi, kas siis koodist endast, TypeScripti osast, on siis olemas meetod nimetusega emit, kus me nüüd siis saame ütelda, et seda me tahame teha. Ja kui me nüüd siis seda niimoodi siin ei defineeri, siis me saame seda sama asja kasutada siis läbi $märgi, spetsiaalselt emit funktsiooni, kasutada siis template'is, ClickHandleris. Ja see nüüd tekitab siis update event'i koos mis iganes selle väärtusega ja update'il oleme näidanud, et see väärtus on meil string, ehk see teine parameeter sellele funktsioonile. Ja teistpidi, mis võtame vastu seda on ju oma parent'is, ehk siin siis add change, ehk see on siis seesama event'i nimetus siit, see nimed võivad olla täitsa suvalised, ise defineerite. Ja siis parameeter, mis te siit vastu võtate, ehk see ID siit oli nüüd tüübist number. Ja edasi võite, siin on siis see teise funktsioon oma update ja siis tehke nendega, mis tahate teha. Üks oluline vahe siis on sellega, et need DOM-i event'id ei publi, ehk need jäävad ühe listeneri piiresse. Samamoodi komponendil, nii nagu oli input'i väljadel, saame ka teha siis kahepoolset data bindimist, ehk on meil olemas siis V-model. Ja selleks on siis nüüd siis Vue 3.4, kus me juba ammuilma oleme, on siis makro, et seda lihtsamalt teha, mis siis on define model, mis siis ütleb, et meil on mudel nimetusega string või nimetusega title tüübi string. Ja siin me nüüd näitame, et jah, meil on input väli, mis siis kasutab nüüd siin seda constant'i title'it on ju. Ja teistpidi parent usage'is saame nüüd näidata siis selle V-modeliga ette, V-model colon title, ehk selle nimega siit kokku minema ja tekitab, siia siis on defineeritud mingi järgmine muuta või ref book title, mis siis on nüüd seotud selle input väljaga siin ja ta on seotud siis kahepoolselt. Ennem Vue 3.4 siis on define props ja define emits on ju koos update'iga, ehk siis nagu keerulisem, nüüd on selleks kõik nagu lühemalt kirjas. Nüüd alati me ei taha siis ka kõiki asju saata alla mingisuguste muutujatena. Me aeg-ajalt tahaksime ka lihtsalt pikemat sisu või mingit HTML-i kuhugi vahele saata. Ja selleks on siis defineeritud niisugune asi Vues nagu slotid või slots. Seda on vist, ma arvan, tegelikult enamikes raamistikes olemas. See funktsionaalsus, mida kindlasti ongi olemas. Ja mida siis slotid teevad, on see, et meil on siis komponent fancy button, aga see lihtsalt ei lõppe mitte kohe ära siit lõpetamismärgiga, vaid meil on fancy buttoniga mingi sisu. Ja nüüd selleks, et seda sisu, mis siin siis kahe fancy buttoni algava ja lõpetava tag'i vahel on, seda siis slot siin viitabki. Ehk kui siit antakse mingi sisu, siis see slot siin vahel asendatakse selle päris sisuga ja kui siit mingit sisu ei anta, ehk fancy button pannakse kohe kinni, siis kasutatakse seda sisu, mis siin elemendis endas on slotide vahele defineeritud. Saab ka teha peenevalt, saab nendele anda nimed, ehk siin on siis page layout ja see on siis meie custom element ja siin on nüüd siis mitu slotti, ehk siis kasutatakse siis selleks template'e ja nendel template'idel on siis nagu ID-laadsed sellised väljatrellidega, mis ütlevad, et see on siis nimi sellele asjale, see on header, see on default, see on footer ja siin siis teistpidi saab jällegi omakorda viidata nendele slot name headerile ja see sisu pannakse siis siia. Ehk aeg-ajalt kasulik, eriti just selliste layout'ide ehitamisel. Ja sellist tavalist slotti küll kasutatakse rohkem, et igasugused nupud asjad, kus teil on vaja mingit labelit peale panna, ei pea kõike tingimatult läbi mingisuguse muutuja interpolatsiooni sinna ja propside nagu saatma. Et saab ka sellise slotiga sellist staatilist asja hästi teha. Ja mis on veel oluline, et sloti sees, ehk siis siin selles kohas, kui te olete, või siin siis näituseks siis siin see sisu kuulub tegelikult parentile. Ja kui te siin mingit muutujat pruugite või midagi teete, siis te tegelikult räägite parentiga, et this viitab parentile, mitte sellele fancy buttonile endale. Ehk sisuliselt vanasti nimetati seda, ma ei ole kindel, kas see Vues selle nimi oli nimetati, kas oli niisugune asi olemas, mille nimi on thread portimine, äkki ma arvan, et on siiani isegi olemas, mis on üsna sarnane,
ehk siis sisuliselt siit see tükk lõigatakse välja ja tõstetakse siia sisse, aga ta nagu referentsina on ikkagi siin fancy buttoni või noh, mis iganes see parent komponent siin on selles. Siis veel paar asja uuest, ehk siis template referentsid, ehk kui teil on tarvis päriselt DOM-i elementi kasutada, noh jällegi võite kasutada täiesti standard JavaScripti funktsioone ja lihtsalt neid ID või mille iganes järgi üles leida, aga Vuesis on olemas ka asi, kuidas neid natukene lihtsamalt kätte saada. Ehk me saame ütelda, et meil on referents HTML input elemendile. Siin näeb välja kõik nagu standardne. Ja oluline on siis see sõna ref siin, ehk siis me saame ütelda input ref ja nüüd palun viita siis sellele muutujale siit. Ja noh, siin saab siis mingisugust elutsükli meetodis mida iganes teha, siin lihtsalt siis fokusseeritakse, kursor alustab kohe sellega, et on selles input väljas paigas ja vilgub, et saate kohe kirjutama hakata. Aga see nüüd siis annab selle, et teil nüüd siis see input ref, kui see siit template'ist üles leitakse, siis see input ref viitab siis päriselt õigele HTML elemendile. Nüüd panin ka siia Vue lifecycle'i, ehk see elutsükkel, seda tavaliselt väga palju vaja ei ole, aga teil tarvis on või kes tahab midagi keerulisem teha, peab siis siit seda hoolikalt näpuga järgi lugema, mismoodi siis Vues neid komponente külge võetakse. Ehk hakkab see asi ülevalt otsast peale. Siin siis tulevad elutsükli meetodid, mis meid huvitavad, before on create ja created ja kõik muud niisugused asjad. Ja lõpuks me lähme siis siia nagu ringiratast tööd tegema, before update, ehk kuidas need nii-öelda mingid muudatused tekivad ja kuni lõpuks siis hakkab komponent ära kustuma ekraani pealt. Noh, näiteks navigeerib ühelt lehelt teisele või midagi muud niukast või if-iga või millegi inimest seda teete või if-iga, et siis vastavalt ka need elutsükli meetodid tulevad. Ja siin on siis terve hunnik neid meetodeid, mida te saate endale importida ja siis defineerida. Vastavalt siis, kui see elutsükkel asi tuleb, siis see funktsioon kutsutakse teil välja. No, tavaliselt kasutatakse küll ainult tõesti neid on-mounted, on-unmounted asju, et mis on niisugused tüüpilised elutsükli asjad on. Ehk siis igasugused on-mounted just ennekõike, et komponent on DOM-i külge pandud, ta on päriselt lehel olemas ja siin siis saab hakata tõesti datat fetchima kuskilt backgroundist on ju, timerit teha, mida iganes muud teha ja unmounted'is siis vastupidi kõik see asi siis puhtalt korjata ehk oma tagajärjed ära korjata. Ja siiamaani nüüd on elu suhteliselt nagu niisugune lihtne, ehk see nüüd selline basic Vue kasutamine. Saame jagada mitmeks komponendiks oma asjad, saame igasugused slotte teha, saame datat saata edasi-tagasi, kõike muud taolist teha. Ja siit edasi läheb nüüd asi siis, mitte nüüd keerulisemaks, aga siis suuremaks, ehk nüüd tahaks hakata kirjutama siis päriselt mingisugust suuremat rakendust kokku. Ja esimene asi, mis meil kohe mingis suuremas rakenduses tuleb, on see, et meil on mitmed leheküljed. Ja me sooviksime kuidagi ühelt leheküljelt teisele navigeerida. Kindlasti seda juba saab praeguste teadmistega Vues ka ära lahendada. Kas nende samade if-idega saab lihtsalt mingisugused asju peita ja mitte ära peita, on ju, ja selliselt navigeerimist ehitada. Aga selleks on siis ka olemas sisse ehitatud asi, milleks on siis meie nimetusega siis Vue router. See on täpselt, see ei ole sisse ehitatud asi, vaid see on eraldiseisev pakett, aga kõik kasutavad seda ühte asja ja on selle üle nagu õnnelikud, ehk siis Vue tegelikult oma olemuselt on ju ei ole framework, ehk ta ei sisalda endas kõike. Praegast laialt kasutatavast asjadest ongi ainult Angular, meil nagu täisraamistik, ehk siis Vue ja React ja kõik muud tuleb mingitest tükkidest natukene kokku panna. Aga need tükid on nüüdseks aastatega nii paika saanud, et enam-vähem võib ütelda, et on framework. Selleks on siis Vues Vue router. Ja mida siis router teeb? Ehk siis app use router tuleb siia. Ja sisuliselt annab teile mõningad toredad komponendid valmis, milleks on siis router view ja router link ja use router ja use route funktsioonid. Ehk siis, mis nad siis teevad? Ehk siis kõigepealt mingid impordid asjad, aga kõigepealt siis
defineerime, millised road'id meil olemas on ja mida need road'id teevad. Ehk meil on olemas siis path kaldkriips, mis on meie home, ehk siis see esimene vaade, home view, ehk siis suvaline view komponent. Path owners. Ja siin nüüd siis on siis komponendiks funktsioon, mida siis loetakse lazy'lt, ehk siis, kui siia peale keegi läheb päriselt. Siis järgmiseks natukene juba fancy asi, path owners edit ID. Ja siin nüüd siis see colon ID on osa sellest road'ist. Ehk kui te lähete sellisele URL-ile, kaldkriips owners, kaldkriips edit, kaldkriips ja siis mingisugune number näituseks on ju, siis owners edit, see leht nüüd laetakse see komponent. Sorry, see edit view'sit on ju, name on lihtsalt, et selle järgi midagi aktiveerida. Ja props true ütleb siis seda, et kui siit URL-ist see parameeter nüüd leitakse, siis mapi see siia propertitesse või siia propsi nii-öelda. Ja lõpuks siis viimane on ju, mis on siis eriti peene defineeritud root, mis siis matchib kõike. Ja nüüd siis see on alles nagu definitsioon router recorditele ja mis me sellega tegelikult teeme, me loome siis routeri, create router ja kus on kaks parameetrit, kõigepealt see, et millisel viisil see router töötab, kas ta töötab create web history või mis on siis standard, ehk siis ta modifitseerib URL-i või ta töötab sellisel viisil, et ta lisab siia URL-ile lõppu siis selle ja siin on mingisugune page võrdub midagi kirjas. Ja on ka olemas, vähemalt enamikes raamistes on ka olemas nii-öelda in-memory router, mis teeb seda asju kõike mälus ja üldse mitte mingit jälge kuhugi brauserisse jätta, et kus te olete. See on tavaliselt küll tehtud siis mobiilirakenduste tegemiseks. Ja mida nüüd siis see kõik selle asjaga peale hakatakse, on siis see, et on siis router view nimeline komponent ja see on see koht, kuhu siis URL-i põhjal välja renderdatakse see vaade, mida siis inimesed valisid. Ja teistpidi siis see lisakomponent on siis see router link, mis nüüd võimaldab siis tavaliselt sellised HTML lingid konvertides nendeks nii-öelda vuele mõistetavateks linkideks. Siin on siis see to ja see path kirjas. Ja kui te nüüd nende linkide vahel siin siis lehe peal klikate, tavaliselt väljanevad nad Tomi mõistes tavalised anchor tagid, siis siia router view'sse laetakse siis vastav leht dünaamiliselt sisse. Ja mingisugust serveriga vestlust ei toimu, see käib siis puhtalt brauseri poole peal. Küll update itakse URL-i üleval brauseri servas, aga on näha, et see ratas siit tiirlema ei hakka, et päriselt requesti serverisse ei tehta. Ja siin oli juttu siis nendest propidest, ehk siin on siis nüüd näha, kuidas see välja näeb, ehk siis define props. Ja siis see nimi sellele, mis peab siis matchima sellega, mis siin kirjas oli. Ehk see ID siit antakse propsidesse teile kaasa. Ja linkidest juba oli ka juttu. Ja neidki saab siis teha keerulisemalt. Ehk siis selline lihtne to või siis selline natukene keerukam variant, kus siis saab anda mitte nüüd seda path'i ette, vaid anda ette siis juba ju URL-i nime ja mis parameetrid me tahame sinna saata. Ehk on tarvis nagu programmselt neid linke üles ehitada, mida me tavaliselt saada tahame, siis käib see sellisel viisil. Ja seda kõike saab ka koodis teha. Ehk on siis olemas router, use router ja route, use route. Ja näiteks siin on siis näha, kuidas routerisse siis push itakse, kuhu ta siis parasjagu minema peaks. Ja see route ise siis ütleb, ehk siis router on siis see funktsionaalsuse väljakutsumine ja route annab siis informatsiooni selle kohta, kus me kuskil parasjagu oleme. Ehk kui te tahate koodis midagi kontrollida, siis saab läbi selle seda teha. Siis saab igasuguseid peenemaid asju siin ehitada. Üks asi, mida siis kontrollida, on näiteks see, et kas kasutaja on parasjagu sisse loginud. Ehk siis saab kirjutada selliseid quard'e router before each, ehk ennem igasuguse asja nagu tegemist,
saab siis kontrollida, et ahah, ma olen selle road'i peal ja kust iganes see sisse logimine tuleb ja mida see tähendab, on nagu eraldi teema. Aga eeldatavalt, kui sellega on kõik hästi, siis me ei ütle midagi, aga kui ei ole hästi, siis tagastame siit selle name login'i ja selle peale automaatselt visatakse või redirectitakse inimene alati login vaatesse. Siis saame siit veel teha teadmist, et kui sedasama komponenti kasutatakse erinevate road'i parameetritega, siis tuleks siia siis kirjutada watch'i, mis siis püüab kinni selle route params ID ja sellele vastavalt, kui see ID muutub, saab siis näiteks mingisugust, siin on siis fetch user, ehk siis kasutatakse mingit fetch'i ilmselt kuskilt ja tõmmatakse kuskilt API-st siis uus sisu endale kohale. See on siis routerist ja seda tuleb nüüd siis mitu korda läbi kirjutada ja päriselt nagu mingit API-t ilmselt kasutada taga, et aru saada, miks ja mille jaoks me seda siis teeme. Seda siis saab kohe varsti praktikas proovida. Aga põhimõte on üsna lihtne. Et esimene selline lihtne routeri kasutamine ei ole üldse midagi väga keerulist, tuleb lihtsalt käed külge panna ja teha. Natuke läheb jah keerulisemaks siis, kui tahta siis igast just nimelt seda koardi kasutada ja igast sisse logimist teha ja vaadata, kuidas mul mingisugused parameetrid kuskil muutuvad ja kõike muud taolist. Aga ei midagi ületamatut.